for this. Tere õhtust kõik korvpallisõbrad! Järgmise poole tunni jooksul on eeter saate Pall korvi päralt. Tänases saates räägime BC Kalev Cramost lahkunud Frank Elegarist, lisaks teeme juttu tema asemel Kalevisse värvatud Keith Bensoniga. Suuremat tähelepanu saab seekord ka naiste korvpall, sest Eesti-Läti ühisliigas lõppes vahegrupi turniir ja Eesti parim naiskorvpallur Merike Anderson on jõudnud Eurocupi finaali. Saate lõpus saab üks õnnelik inimene selle FIFA spordi poolt välja pandud Spaldingu korvpalli omanikuks. Lisaks loosime välja ka ajakirja Basketball poole aasta tellimuse. Kutsume kõiki vaatajaid endiselt liituma ka meie Facebooki lehega Pall korvi, kus saab kõikide meie tegemistega kursis olla. Aga nüüd tänase saate juurde. Eesti koondislane Kristjan Kangur kohtus Itaalia meistriliigas Kalev Cramo endise legionääri Frank Elegariga. Kalevi uusim täiendus Keith Benson loodab aidata Eesti meisterklubi VTV ühisliiga play-offi. Merike Anderson ja Castor Breen jõudsid Eurocupi finaali. Eesti klubid jahivad Eesti-Läti ühisliigas medaleid. Sellised on tänased teemad, aga meie stuudiokülaliseks on Rapla korvpallimeeskonna peatreener Aivar Kuusmaa. Tere õhtust! Tere õhtust! Rapla hoiab hetkel Eesti meistriliigas 3. kohta. Hooaeg on tegelikult olnud teie jaoks väga raske. Siin Martin Paasoja sai raske vigastuse, Siiga Fifolt lahkus hooaja keskel, ka Krister Seidaksil siin dopinguprobleemid veel. Ehk siis muresid tõesti palju, kuid märtsi keskpaigaks olete tegelikult Kalevi ja Rocki järel parimal positsioonil. Jah, et praegu tabelit vaadata siis 3. koht ja laupäeval tähtis mäng Rakverega, et kui suudame võita, kindlustame 3. koha ja saame kergelt hakata valmistuma play-offideks. Aga ma natuke parandan, et Paasal ei olnud raske vigastus, käis põlvelõikusel, aga kahjuks liiga pikalt oli väljas, et nüüd üritame play-offideks nagu ära putitada poisi. Aga kui raske see hooaeg on olnud nüüd ikkagi treeneri jaoks, et tegelikult palju mehi on vahetunud, võib-olla ka mingid muudatused siis taktikas, et kas nii-öelda korvialune sai nüüd paremaks või vastupidi jäi nõrgemaks? Ei, ma arvan, et väga huvitav hooaeg on olnud, et kogu aeg on midagi teha, et kas uusi mängijaid vaadata või putitada mängijaid üles, kes on vigastustelt välja tulnud. Ja selles mõttes ma arvan, et meie treenerite kolmikul on käed ja jalad kogu tööd täis olnud. Aga loomulikult, kui ei oleks Seidaksiga juhtunud seda, mis juhtus, vaevalt Tomagoj Pubalo meil siis satsis oleks olnud. Samas oleks Pubalo ja Seidaks koos, ma kujutaks ette, et võiks nalja saada isegi. Aga kuidas oled nüüd uue legionäriga rahul, et tõesti tegelikult hea leid teil? Tomagoj Pubalo ütleme, me hakkasime juba otsima detsembrikuus ja meil juba detsembrikuus olid läbirääkimised, aga ei õnnestunud, aga jaanuari algul õnnestus. Siis ma arvan, et temaga me oleme täppi pannud. Tšitšeiga ma ei taha öelda, et ta nüüd midagi kehvasti on aga esimest korda Euroopas noor mängija võtab natukene aega, et ma kujutan ette, järgmine hooaeg oleks ta hoopis teisest klassist mees. Aga uute meestega ka jätkame ja vaatame nüüd üle Kalev Cramo viimase täienduse Keith Bensoni. I'm Keith Benson, and this is how I roll. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me. Kalev Cramo värskeim täiendus 211 sentimeetri pikkune keskmängija Keith Benson on korvpalli mänginud kogu oma teadliku elu. Mehe esimesed suuremad mälestused oma armastatud pallimängust ulatuvad aega, mil ta oli kõigest 5-aastane.
Tänaseks 26-aastane Michiganist pärit center alustas hooaega Leedu klubis Klaipeda Neptunas, kuid koostööga ei olnud rahul ei klubi ega mängumees ning seetõttu otsustati leping lõpetada. Klaipeda kaotus oli aga Kalevi võit ning üleminekuakna sulgudes toodi Benson kiirelt Tallinnasse. Kalevist lahkunud Frank Elegari suuri kingi täitma. So this was a good opportunity to get a lot of playing time and to really show what I can do. I played in the VTB league last year, so I was comfortable coming here and it's a similar situation, so I thought it'd be good. 2011. aastal NBA draftis Atlanta Hawksi poolt valitud Benson osales sel hooajal nii Euroliigas kui ka Eurocup sarjas, kuid pääses platsile vaid episoodiliselt. Euroliigas kogus ta keskmiselt 10 minutiga 4,1 punkti ja 3,4 lauapalli. Märksa paremad näitajad olid mehel eelmisel hooajal Minski Tsompki ridades VTB ühisliigas pallides 15,6 punkti ja 7,7 lauapalli mängus. Oma debüütkohtumises Kalev Cramo eest tõi Benson soliidsed 20 punkti ja korjas 13 lauapalli. Kuidas iseloomustab aga mängija end ise? I think I can score in the post, shoot the mid-range a little bit. I think I can help this team with like blocking shots and defensive stuff and rebounding a lot. Oma suurimateks eeskujudeks peab Benson NBA superstaare Kevin Garnetti ning Kobe Bryantit. Kui üldjuhul on tsentrite suurimaks puuduseks kiirus, siis Benson seda enda puhul probleemiks ei pea. More of a quicker center, so maybe against big bulky people that might be a weakness, but I can get up and down and sprint. Sel suvel plaanib Kalevi värskeim täiendus taas osa võtta NBA suveliigast, et unistuste liiga satsidele paremini silma jääda. Senikaua loodab ta aga edukalt pallida Eesti meisterklubi Kalev Cramo eest. I want to make the playoffs and try to get out of the first round and win the championship in Estonia too for the domestic league. Kui platsi kõrval tundub Benson ääretult rahulikuna ja isegi veidi uimasena, siis mehe enda sõnul on ta platsil tunduvalt agressiivsem. Enne Kalevisse tulekut ta klubist suurt midagi ei teadnud, küll aga olid talle tuntud mehed Frank Elegar ja ka Scott Machado, keda Benson mäletab ülikooli päevilt. Kuidas aga meeldib mehele, kes senise karjääri jooksul on mänginud Itaalias, Valgevenes, Leedus, Filipiinidel, Hiinas ja kodumaal Ameerika Ühendriikides, nüüd Eestis. I like it. The food's pretty good. It looks like a nice city, so it's pretty good so far. And your teammates? Yeah, I like them. They're good. Selleks, et siis paremini aru saada, millise mängijaga ikkagi tegemist on, laseme Keithil visata peale ühe kolmese, vabaviske ja pealtpaneku ning vaatame, kui mitu viset selleks aega läheb. You ready? Okay, let's go. Mööda. Kolmandaga sees ja tuleb. No nii, selline mees on siis Keith Benson. Loodame, et ta suudab täita need suured saapad, mis Frank Elegarist maha jäid ja Kalevi play-offi aidata. Benson on Kalevi eest alustanud tõesti hästi, eks paistab, mis temast edasi saab, aga Kalev Cramo peatreeneriks oled olnud ka sina, Aivar, et kuidas hindad oma endise koduklubi senist hooaega, et ühisliigas on saadud 10 võitu ja 14 kaotust ning hetkel omatakse endiselt häid võimalusi play-offi jõudmiseks? Ei, Kalev on sümpaatselt mänginud just seda ühisliiga hooaega, et uus formaat, kõik satsid mängivad korra kodus väljas iga ühega läbi. Noh, võib-olla siin osad Venemaa võistkonnad on natukene nagu lahjemaks jäänud, kuna rasked ajad seal ikkagi. Aga iseenesest väga huvitav hooaeg ja huviga ootan just peale eilset Kalevi väga head mängu, et kui samas rütmis suudetakse minna, et siis huviga ootaks Kalevi jõudmist play-offi. Et selles mõttes see, mis jäi Balti liigas tegemata, tuleb nüüd VTBs tasa teha. Aga räägiks nüüd natukene ka sinu enda karjäärist, et vaatasin 1990. aastal mängisid sellises klubis nagu Youngtown Pride, mis mängis siis maailma korvpalliliigas ja see liiga tegelikult oli huvitav selle poolest, et seal oli pikkuse piirang. Mida mäletad sellest ajast? Jah, et Sokuga suvel sai sinna liigasse mindud ja ta oli niuke huvitav liiga, et kuna Kaleviga sai seal ennem käidud mängimas kõikide võistkondadega läbi, siis ju me jäime silma ja kutsuti meid tagasi. Hästi palju reisimist, hästi palju mängimist
ütleme nii, et natukene teistsugust kogemust, eriti kui sa lähed satsi, kus sul on kõik mustanahalised mängijad ja 2 mustanahalist veel kaotsid töö tänu meile, et raske ta oli, aga oli huvitav. Aga ütleme, leiaksid sa, et ka tänasel päeval võiks kuskil selline liiga olla, eestlastele tegelikult ju sobiks, et meil neid pikki mängijaid palju ei ole, et samas see maailma korvpalliliiga tegelikult väga kauaks püsima ei jäänud. Ma ei oska isegi öelda, kas see liiga võiks kuskil olla või mitte, aga ütleme nii, et pealtvaatajatel oli see kindlasti huvitav, sest oli hästi kiire ja agressiivne korvpall ja mis ma ikka oskan muud öelda, et kui niuke liiga uuesti luuakse, siis edu järgmistele põlvedele, kes sinna saavad. Aga meie jätkame nüüd Itaalia meistriliigaga, sest Christian Kanguri koduklubi Varese kohtus Frank Elegari nüüdse koduklubi Milano Armaniga. Itaalia korvpallimeistrivõistlustel olid eile õhtul vastamisi Christian Kanguri koduklubi Varese Open Job Metis ja Kalev Cramost lahkunud Frank Elegari uus leivaisa Milano Emporia Armani. Üllatust ei sündinud ning liidermeeskond Milano võitis 79-69. Püüdsime Frank Elegariga Skype'i vahendusel kinni ning uurisime, kuidas ta on Itaalias sisse elanud. Elegari sõnul võtab ta hetkel 1 mäng korraga. It's just a matter of learning the system and what coach wants from me out there and like I said, the whole adjustment it's going to take time. So, I just got to let things happen gradually, learning in practice and then do the games. You've been playing in EuroLeague too, not a lot, but you've been playing. Has that been like a dream come true or what? Yeah, I had a plan like mapped out and I kind of was hoping that it was going to happen this year and, it finally did happen, so I'm glad, but now I just got to try and build off of it and use it as a learning experience since it's late in the season and carry it over into next season. Eilses mängus tõi Elegar 15 minutiga 2 punkti ja 6 lauapalli. Eesti koondise kapteni Christian Kanguri kontosse kogunes aga 27 mänguminutit, 5 punkti, 4 lauda ning ka 4 resultatiivset söötu. Frank Elegari sõnul treenerid kuidagi enne mängu Kangurile ülemäära suurt tähelepanu ei pööranud. They didn't mention him as much, but you could tell they was very familiar with his game, the way they was describing, his game and what he does on the court. But it wasn't really too much mentioned there about it. Frank Elegar pallis Kalev Cramos 2,5 hooaega ning ei ole oma endisi meeskonnakaaslasi ka pärast lahkumist unnustanud. Kuna Eesti on mehel siiani südames, plaanib ta peagi ka siia naasta. I might even just come back to visit the guys. I was talking to Scott yesterday after the game. And, I just... Things here is a little bit different. The season is longer, so I don't know. Like, Scott will probably be gone, but if there's time, I do want to come back and visit. If not this year, possibly next year, even if I'm not playing. Milano Emporia Armanil on Itaalia liiga liidrina kirjas 19 võitu ja 2 kaotust. Christian Kanguri koduklubi Varese on 16 meeskonna seas alles 14. kohal, olles võitnud 7 ja kaotanud 15 kohtumist. Sellised lood siis Eesti koondislase Christian Kanguriga, aga koondise teemal ka jätkame. EM on kindlasti mängijatele koht, kus ennast näidata ja Aivar ise siirdusid pärast 93. aasta EM-i Ateena Panathinaikosesse, nii et näitasid ennast seal väga heast küljest. Jah, et peale EM-i õnnestus siis ikkagi leping nagu kas siis uuendada või kuidas seda öelda, et paremate tingimuste peale. Suudeti nagu siis sõlmida uus leping ja suudeti sõlmida ja siirdusin Ateenasse ja seal ma 3 aastat veetsin. 93. aastal tegelikult viskasid ju seal avamängus tulevase Euroopa meistri Saksamaa vastu 30 silma, seal ühes mängus oli 40 punkti, et kas sa leiad, et näiteks praeguse Eesti koondise puhul
sügisel septembris EM-il mängitakse, võiks keegi mängija niimoodi esile kerkida, et lausa domineerida mängu mõne Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mängija võistkonna vastu? No eks see palju oleneb ka võistkonna taktikast, et kelle peale mängitakse ja kui agressiivset korvpalli sa mängid, aga eilse mängu põhjal, kui Gregor niimoodi tagant lindu laseb ja kõik sisse lähevad, siis miks mitte? Aga enne kui jätkame meie vestlust, teeme nüüd juttu Eesti parima naiskorvpalluri Merike Andersoniga, kes on jõudnud Eurocupi finaali. Eesti parima naiskorvpalluri Merike Andersoni koduklubi Castor Breen on jõudnud Euroopa tugevuselt teise liiga Eurocupi finaali. Poolfinaalis alistati 2 mängu kokkuvõttes Türgi klubi Istanbuli Universiteesi. Avamängus saadi võit numbritega 77-73 ja teises mängus 78-65. Eesti koondislane viskas esimeses kohtumises 23 minutiga 12 ja teises 27 minutiga 8 punkti. Vastane ei andnud midagi nii kergelt, et me pidime ise valvsud olema ja kontrollima, ütleme, mängu. Ma mõtlen just, et kodus mängu. Et me suutsime seda teha ja lõpus sellist suurt ärakukkumist ei tulnud, et veerandfinaali mäng, see oli ju närvide mäng, aga ütleme poolfinaali mänge, jah, me kontrollisime väga hästi ja treener suutis nagu meid ka nagu ohjeldada paremini, et ei tekkinud sellist ärakukkumist. Finaalis kohtub Merike Andersoni koduklubi Prantsusmaa Lilli naiskonnaga. Hooajaeelsetes sõpruskohtumistes jäädi samale klubile 2 korral alla. Tugev Prantsusmaa tiim, et ei midagi nagu väga sellist ülemäära enneolematut, aga tuleb lihtsalt mängida oma mängu ja pidada oma mängujoonisest finaalmängu ajal 40 minutit kinni ja eks siis ole meilgi omad võimalused. Mis teie trumbiks võiks finaalis olla, et kas vastane on siis pigem korvialuste jõudude poolest tugevam või tagaliin? Jah, et vastane mängib rohkem sinna korvi alla, et meie mängime rohkem sellist kiiret mängu, et me peame nad üle jooksma ja omad viskad sisse panema, ja kui me viskame, ütleme 80 punkti, nagu treener ütleb, et siis peaks võit meie olema. Esimese Belgia klubina Eurocupi finaali jõudnud Castor Breen peab finaali korduskohtumise Charleroi-s, sest nende enda kodusaal ei vasta nõuetele ning ei mahuta kõiki poolehoidjaid ära. Siin on meediakära on suur ja rahvas elab, ütleme, selle korvpallifinaali jaoks, et saal on välja müüdud, tuleb üle 6000 inimese, mis on uskumatu ja me ei mängi oma kodusaalis, et me mängime natukene väljas. Aga saate siis nüüd teha ka seal mõned treeningud? No mõned treeningud ja ühe Belgia mängu mängime seal, et saame, ütleme, 4 või 5 treeningut teha, pluss siis 1 mäng. Finaali avamäng toimub sellel neljapäeval 19. märtsil ning korduskohtumine nädal hiljem. Naiste korvpallist räägime täna veel, kuid tuleks nüüd tagasi Rapla tegemiste juurde. Keda suurimaks konkurendiks, ütleme siis, pronksmedalile pead? No ei saa kohe nüüd medaleid kaela hakata riputama, et kõigepealt tuleb veerandfinaalid ära mängida ja ma arvan, et see, mis hooaja algul sai välja öeldud, et tulevad ühed huvitavamad estikad järjekordselt, siis ma arvan, et see on ka mingil määral paika pidanud, et kõik võistkonnad on vähemalt korra või 2 kaotanud. Väiksemad võistkonnad on suutnud suuri üllatada ja ma arvan, ega veerandfinaalid tulevad samamoodi, et valmistutakse korralikult ja tehakse korralik kodutöö ja eks siis paistab, kes kuhu jõuab. Aga loomulikult, kui Rapla eesmärk oli 4 hulka jõuda ja suurem eesmärk nagu pronksmedal saada, siis praegune hooaeg on näidanud, et poolfinaalis kindlalt ei saa olema Raplaga kerge ühelgi võistkonnal, kui me sinna jõuame. Aga kes oleks kõige ebamugavam vastane, ütleme siis, eeldatavaks pronksimatšiks? See on nagu 2 otsaga küsimus, sellepärast, et
Eesti liigas on ebamugavaid võistkondasid palju. Et ma kaldun arvama, et kui meie saame 4 hulka, siis tõenäoliselt ikkagi Rakverega me kokku lähme. Ja Rakvere, ütleme, väga raske on nagu ettevalmistust teha, sellepärast, et seal on kõigile kõik lubatud võistkond, kes mängib nagu hurraa pealt. Aga sellegi poolest üritame nagu anda, nagu öeldakse, maksimumi ja kui nüüd turniiritabel peaks nii lõppema, nagu ta praegu seisab, siis poolfinaal, ma ütlen veel kord, kui me sinna jõuame, siis Tartu Rockil ei saa ka kerge olema. Aga kes võidab tänavu tiitli, et Tartu Ülikool Rock mängis päris hästi Balti liigas, nüüd küll poolfinaalis ollakse pärast avamängu 25-punktilises nii-öelda kaotusseisus, homme siis korduskohtumine, sealt võib-olla tõesti raske edasi saada. Samas Kalev on esinenud, nagu juba rääkisime, VTB ühisliigas väga hästi, et kumb, ütleme siis 2 suurest on jätnud parema mulje ja mis arvate on nii-öelda paremas löögihoos just Eesti meistriliigat silmas pidades finaalis? Kui peame silmas, et Rock ja Kalev mängivad finaali, siis kindlasti mul on jäänud mulje, et Kalev mängib seeriat paremini kui Tartu Rock. Palju sõltub muidugi ka sellest, et kas kõik mehed on rivis. Iga vigastus selle loo ajal ükstapuha kumbas satsis võib tuua kardinaalsed muutused. Et favoriidikoorem on Graamo õlgadel, peavad tiitlit kaitsma. Kaitsta on alati raskem kui võita. Et saab huvitav kindlasti olema, aga ma usun, et see hooaeg enam 4-0 see seeria ei lõppe. Aga nüüd on kätte jõudnud see aeg, kui loosime välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse ja seda kõikide fännide vahel, kes jagasid meie postitust tänase saate algusaja kohta. Aivar, võta siit korvist siis välja üks nimi. Nii. Ja vaatame, kes on võitja. Maido Põder. Palju õnne, Maido Põder. Võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas oma auhinna kätte saate. Ka täna läheb ajakirja Basketball 6 kuu tellimusloosi. Selleks tuleb jagada meie Facebooki lehele peale saate lõppu ilmuvat postitust. Meie räägime nüüd aga naiste Eesti-Läti ühisliigast. Eesti ja Läti naiste korvpalliühisliiga on jõudmas otsustavate kohtumisteni. 2012. aastal loodud ühisliiga otsustavad play-off mängud ehk Final Six on algamas sel nädalal 20. märtsil ning liiga parimad selguvad paar päeva hiljem 22. märtsil. Tänavusel hooajal võttis Eesti-Läti ühisliigast osa 12 naiskonda, kellest 5 oli siis pärit Eestist. 6 edukaima sekka jõudis neist 2, 1182 Tallinn ja Tallinna Ülikooli naiskond, kes oli põhihooaja lõpptabelis vastavalt 3. ja 4. Mõlema naiskonna jaoks on eesmärgiks ühisliigas medalile jõudmine. Muidugi me tahme medalit saada, aga praegu eesmärk on, et me läheb paremini iga päev. Mis siis eesmärk Tallinna Ülikoolil sel hooajal on? Mängida ka Final Sixis laupäeval ja pühapäeval. Olenemata kus mitte reede õhtul koju sõita, vaid mängida laupäeval ja ka pühapäeval hästi. Seniste aastate jooksul on Eesti-Läti ühisliigat valitsenud lõunanaabrid ning ka tänavuse põhiturniiri 2 esimest kohta kuulusid just neile. Uurisime, kuidas saada lätlaste Riia TTT-le ja Cesisele vastu ning kas seda on võimalik teha juba ka tänavu. Tuleb kaitses muidugi hakata mängima ja ka jälle kiiresti, et ma arvan, et kõik on võimalik, et me ka mängisime tegelikult päris hästi TTT vastu, et päris võrdselt mängisime küll, et kuigi nad lõpust läksid eest, aga ma ütleks, et midagi nagu võimatut oleks või et me oleks nagu ühtselt mängima. Paar aastat tagasi siis oli kindlasti raske lätlaste vastu. Aga vaata nüüd, et ma arvan, et me lähme õiges direction. Kõik läheb õigesti, aga me peame jätkama. Selles, et Eesti mängijate tase on paremaks läinud, ei kahtle keegi. Suur osa arengust ongi tulnud tänu Eesti-Läti ühisliigale, kus konkurents sunnib naiskondi arenema.
absoluutselt kindlasti, et tuues ka siia mängima neid lätlasi ja naised ja noored ise mängides lätlaste vastu on hoopis teine asi. See ongi tunne, et see mäng on palju kiirem, mäng on palju füüsilisem, et nii sellist, kui me ainult kodus mängime, sellist korvpalli enam ei mängita, nii et selles mõttes on see meie arengule väga-väga suureks kasuks ja seda näitab ka praegu see meie tabeliseis ja need võidud nende ülemiste üle. Janne Rits on saanud TLÜ peatreener olla vaid mõne kuu, kuid tulemused on juba silmaga näha. Treeneri toolil Üllar Kerde asendanud Rits on saamas kiitust ka suurima rivaali treenerite seast. Peame ka Janne Rits kiitma, et vaata, kuidas nad mängivad nüüd, et ta juhib. Nad mängivad täiesti teistmoodi nüüd. Muidugi, siis me teeme, kui me mängime nende vastu, ei tule lihtne mäng ei tule. Kui 1182 Tallinna koosseisu kuuluvad vaid Eesti mängijad, siis Tallinna Ülikooli ridadest võib leida mitmeid legionäre. Miks on see nii? Kas omade seast ei ole piisavalt pealekasvu tulemas? Ma ei tea, et meil nüüd paar mängijat on välismaal, siis enamus on 1182, et siis jah, meil on natuke abiväge vaja. Et meil on noored pingi peal, et temad saavad ka, täna said ka mänguaega, aga jah. Kui ühisliiga otsustavad mängud läbi saavad, ootavad ees kodused meistrivõistlused. Nii 1182 kui ka Tallinna Ülikooli eesmärgiks on kindlasti võita suurrivaali ees kodune liiga, kes 2 kange konkurentsis tänavu peale jääb, näitab aga aeg. Seni aga hoiame Eesti naistele pöialt Eesti-Läti ühisliiga play-off mängudes. Aga nüüd on kätte jõudnud see hetk, kui loosime välja Spaldingu korvpalli kõikide oma fännide vahel. Auhindade jagamine saab teoks tänu FIFA spordile ning siin loosikorvis on pea 2500 nime. Olen siis nummerdanud kõik meie fännid suvalises järjekorras ja igal lehel on 25 nime, nii et palun Aivar alguses sulle öelda ühe numbri 1-25-ni. Võtame 10. 10. Nii, ja võta siit loosikorvist siis üks leht. Nii, ja vaatame siis number 10, Arlis Kurg. Palju õnne, Arlis Kurg, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame siis, kuidas oma auhinna kätte saate. Aga aitäh, Aivar, stuudiosse tulemast ja edu siis Rapla korvpallimeeskonnale. Aitäh! Me saade pole aga siiski veel läbi ja meie tänases viimases videoloos räägime rahast ja Michael Jordanist. 52-aastane Michael Jordan, keda peetakse kõigi aegade parimaks korvpalluriks, on üks 290 uuest USA dollari miljardärist, kes on jõudnud Forbesi poolt igal aastal koostatava maailma rikkaimate inimeste nimekirja. Endine korvpallur teenis osaliselt oma varanduse lepingutelt rõivatootja Nike'iga. Miljardäriks tegi Jordani aga tema omanduses olev Charlotte Hornetsi korvpallimeeskond, mille väärtus on tublisti tõusnud. Forbesi miljardäride nimekirja eesotsas on Microsofti Bill Gates 79,2 miljardiga, Facebooki Mark Zuckerberg tõusis 34,8 miljardiga 20 rikkaima hulka 16. Maailmas on kokku praegu 1826 USA dollari miljardäri. Selline oligi Pall korvi tänane saade. Sellel nädalal on aga ees ootamas veel mitmed huvitavad korvpallilahingud. Täpsemat infot mängude kohta saab ikka meie Facebooki lehelt. 2 nädala pärast saab aga üks õnnelik inimene selle korvilaua ja palli omanikuks, mille on välja pannud FIFA Sport. Selleks tuleb jätkuvalt liituda meie Facebooki lehega. Aga tänaseks kõik. Järgmine saade on eetris nagu ikka 2 nädala pärast 30. märtsil kell 21.45. Seniks aga Pall korvi. Y'all ready for this?